Hei, jälle meie siin. Ja rallitame edasi siis kanatoodetega. No just, et tere tulemast ka minu poolt tagasi siia. Et oleme täna kanalaine peal. Aga räägi, mis sul kaasas? Kanad, sinu kodukohast, Võro. Just. Võro kanad ja... Aga mis on nagu vahva on see, et meil on tegelikult terve kana juba valmis siin vaakumis. Ja mida me valmistama hakkame, et siiamaani on nagu niimoodi olnud, et Tomix on alati teinud sellist sip süsteemi, siis täna mina mõtlesin ka, et ma kasutan kiitsejuustu. Peedist ma olen rääkinud kõik need mitukümmend aastat. Siis salat tuleb mõnusast rohelisest salatipõhjast, kiitsejuustust, natuke paneme peterselli, siis marineerime keedetud peedid röstimahjus ära ja teeme krutoone ja serveerime sellise mõnusa valmis kanaga. Aga räägi, mis sina teed? No, kuna sina hakkasid laiema mingi salatiga, siis ma mõtlesin, et ma teen sellest kanast pasta. Pasta? Teen kanapasta, ehk siis sinu keeles makarone. Aga, minu lugu algab siis sellest, et ma võtsin keedetud peedid, valasin siia peale natukene nüüd tai tšillikastet, sellist magusapu vürtsikat, siis Võro keeluveet ja tai tšillikasta käib alati kokku, need on käsi käes käinud sajandeid. Nad on sündinud koos, natukene tüümenit ja siis enne kui ta aukumise lõpetab, siis ma panen natukene küüslauku siia peale. Muidugi võib siia panna ka terveid küüslauku küüsi. Nii, sirts oliiviõli. Segan selle loo läbi ja siis läheb see ahju. Aga ma arvan, et ma panen kohe ka sinna krutoonid, ehk siis saiakuubikud, nii nagu selle pikamütsiga poiss ütles. Ja siia peale samamoodi natukene oliivõli. Ära trügi minu poole peale. See on täpselt meie kahe vahel. Ja minu piir. Pisut soola. Mis asi? Soola. Pird. Pisut. Ja pipart. Siin on muidugi see lugu ka, et kes soovib, siis võiks siia panna ka värskeid ürte, eks ole. Nii, ja nüüd ahju, et krutoonidele piisab üks 15 minutit kuskil sellise mõnusa 200-220 juures. Ja samamoodi ma panen need keedetud peedid, 15 minutit ahju ja kogu lugu. Nii, ja mina lõikasin siin katki vahepeal need salottsibulad, mis silma läksid. Aga salott siis tavalisest sibulast natukene mahedama maitsega, võib-olla natukene tugevam, aga omapärasema maitsega kui sibul. Kasutame veel vahukoort, valmis küpsetatud kana, pasta panen juba keema ja siin keetsin natukene siis kuumas vees on turmuma pandud munanuudlid, mis me siis kurname ära ja friteerime kaunistuseks. Kasutame siis, teeme koorese pasta kanaga, paneme sinna siis salottsibulat, natukene ma nägin sul siin laua peal oli seda küüslauku, seda paneme ka kanapuljangit maitseks, makaron, natukene rohelist ja paneme mõne toomatikuubikuga sisse ja ongi ready. Sai makaron valmis, ehk siis pasta. Ja kuumi potte enam ei toeta plastmasslõike laua vastu. Sellest tuleb ainult pahandust. Anna mulle oliivõli, palun. Ole lahke, kallis sõber. Miks see on? Annab maitset ja makaroni ja pasta ja siis üksteise külge kinni. Mina vahepeal võtsin välja oma krutoonid, mis on mõnusalt krõbedad. Nii nagu kõik me mäletame, natukene oliivõli, natukene soora, natukene pipart, kes tahab, ürte. Panin oliivõli, siis salottsibula, kuumutan selle läbi. Kas salottsibul? Ka salottsibul ja siin oli küüslauku. Kuumutan lihtsalt, pumdi läbi, lisan natukene veini, keedan maha, panen vahukoore, kanapuljangi, kaste, pasta sisse, kanatükid sisse, kuumutan läbi, valmis. Nii kui Priit paneb sisse, tõstab välja, siis ma räägin teile maailma kõige paremast kastmest. Üks osa balsamikuädikat, 2 osa oliivõli.
ei ole midagi mõnusamat salati peale, kui just täpselt see oliivõli, balsamico ädikas, natukene musta pipart. Siia võib panna ka suhkrut, kes armastab, aga balsamicol endal on selline mõnus karamelli mekkmann ja õige pisut soola. Nüüd siis hää salati põhi, siin on erinevaid salateid nagu ikka. Natukene rukolat, natukene rohelist salatit. Niisiis, hakkame serveerima. Meil on valmis roheline salati põhi. Siis siia peale saiakrutoone, ehk siis mõnusalt krõbedaks küpsetatud oliivõli ja soola ning pipraga. Siis valmis kanatükikesi. Neid, kes soovib, võib loomulikult ka ahjust läbi lasta, et need ka oleks kuumad. Ja siis kitsejuustu. Pehmet, mõnusat kitsejuustu. Kas pole mitte kaunis? Mõnus karamell, glasuur, tüümen, küüslauk. Ja kuum peet siia samma kitsejuustu juurde, et see hakkab kergelt sulama. Ja annab sellise põneva maitse sellele salatile juurde. Ja kõige lõpuks suurepärane balsamico oliivõli kaaste. Nii, ja need asjad paneme lihtsalt kuum oli kergelt vees ära turbunud munanuudel. Kuuma õli sisse, need kasutame kaunistuseks. Siin potis on mul, võtta näha, näed, uhke. Pasta, koor, vein. See näeb küll hea välja, vastupidiselt sellele. Petersel, sibul. Nii. Ja kusjuures vahukoorega see asi, et paksendada pole vaja, keeb ise paksuks. Just. Ja kanapuljangit panin ka nõkka. Tomatikuubikuid. Tutti bene. No nii. Tegelikult need näevad head välja küll. Ja kui annad veel maitse. Nii, ja meil on seda selle jaoks vaja, et nõrutame selle friteeritud nuudli pealt ära liigse õli. Aga mis seal muud? Need olid meie tänased üritused. Punapidi salat kitsejuustuga ja... Pasta kanaga. Ja nagu ikka. Lihhideni! Lihhideni!